Kui selles hoones allapoole liikuda, siis vahelaele tulevad ka sammu müra summutajad. Mis see on? Nüüd on niimoodi, et vahelae talade vahe täidetakse puistevillaga, aga vahelae põrandaks läheb nagu ujuvpõrand ja seal kasutatakse Isoveri toodet Flow 30. 30 näitab siis selle toote paksust ja tema eesmärk on sammumüra tõkestamine. Et kui nüüd üleval näiteks lapsed jooksevad või on mingisugune muu üritus, siis all saaks praktiliselt rahulikult magada, kuna ta isoleerib siis konstruktsioonide kihid oma vahel. Ja isoleeribki nii hästi. Loomulikult heli, kui ütleme helilaine, mis tuleb inimese suust, võib ikkagi nagu tulla läbi avavuste ja jõuda alla, aga häiriv sammumüra saab ikkagi takistatud. Et see ongi nüüd selle mõttega. Ja samas tekib ta korralik ujuvpõrand, mis on heaks aluseks sinna peale paigaldatavatele asjadele. Ütleme niiviisi, et see flow-plaat on ka nagu koormust taluv, et te võite rahulikult sinna peale panna mingeid muid kihte, kas siis valada, põranda betoonikihi või siis tekitada siin majas tehakse küll nüüd ütleme kipsplaatidega ja ujuvpõranda konstruktsioon, aga ta on koormust taluv vill. Ja siia kantud maja puhul tulebki ka põrandaküte siia peale. Et tema on niisugune, ütleme, tehniliste näitajate poolt lubatud kasutada vahele konstruktsioonides, mida koormatakse pealt poolt. Muidugi igal koormusel on omad näitajad ja igas situatsioonis tuleb nii-öelda tehniliste kirjeldustega arvestada ja vastavalt arvutustele siis kasutada õigeid tooteid. Aga antud hetkel ja eramajas ta sobib. Millega seinad on soojustatud? Välisseinad said soojustatud Isoveri tootega KL33, mis on väga hea plaatvill, mis on väga heade soojustehniliste näitajatega. Töömeestel on hea seda paigaldada, ta on küllalt sihukene, ütleme niiviisi, et ta ei ole pude käes, kui rääkida niisuguses lihtsas rahvakeeles. Kui mees lõikab mingisuguse kindla möödu, siis karkassi vahele pannes saab ta korrektse ja hea paigalduse. Ja ütleme ka niimoodi, et arhitekt juba viitas nendele nõuetele, missugune võiks olla välisseina soojustusmaterjali lambda arv ja seetõttu siis sai valitud Isoveri toode, kuna see vastas nendele nõuetele täielikult. Et Isoveri KL33 plaatvill ongi turul saadaolevalt üks parimaid soojustusvillasi. Kui nüüd keegi otsustab suvepuhkuse ajal kas või täiendavat soojustust tegema hakata, siis mis on sinu nõuanne? No ei ole vahet, kas soojustada suvemaja või soojustada eramut. Vahe on ainult soojustuskihtide paksuses, et kui suurt soojapidavust soovitakse saavutada. Igal juhul soovitan ma ikkagi kasutada Isoveri klaasvilla, mis sobib nagu ka suvemaja soojustuseks ja ütleme nii, et hobitegija võtab oma auto, ta läheb, sõidab ehituspoodi, ta kindlasti leiab sealt vastava Isoveri toote, paneb pakasnikusse ja võib asuda kohe paigaldusele. No selge on see, et iga kokkuhoid soojustuse arvelt maksab valusalt kätte ekspluatatsioonis ehk siis maja kasutuse ajal ja kõik näiliselt tehtud kokkuhoiud tuleb kuhjaga tagasi maksta ja kõik see saab alguse, nagu eelnevalt öeldud, juba kas siis üldse mitte projekteeritud tarindite loomisest, kus inimene ei tea, mida ta tegelikult teeb. Ja teine asi on ka muidugi see paigalduse kvaliteet. Et villapaigaldus on tegelikult suhteliselt korrektsust nõudev tegevus ja ainult sellise hea nagu tulemi saavutamine on võimalik ainult sellise hooliva tööstuse suhtumisega, pidades silmas eelmainitud neid samuseid asju, et ei tohi tühemikke jääda, pill peab olema korrektselt lõigatud karkassi vahele. Et teinekord võib tunduda, et kuidas nagu läks selle villa paigaldusega nii kaua aega, aga tegelikult seda aega peabki minema teatud juhtudel rohkem, et seda ei saa lihtsalt toppida kuhugi, vaid ta tuleb korralikult paigaldada.